me ikka võtsime uhke hotelli ja tähistame viimaseid päevi. Asi on selles, et kui sa oled superdanud peaaegu Kangeses ja sa oled söönud kõige rämpsumat tänavatoitu, siis vähemalt lõpetuseks tahad sa midagi luksuslikku ja sa oskad seda väga hästi hinnata. Me oskame seda väga hästi hinnata. Sa oled liiga pikk siia linna. Tule ära lobise, mine bussi peale. Buss on täis. Lähebki bussi peale. Mis see siin maas on? Sõdru, keegi lihtsalt sülitas bussi aknast. Sellepärast siin ongi kultuursemates linnades märgid, palun ära sülitas. Ma arvan, et see oli bussijuht, et sa bussi peale ei läinud. Semi-dry and this is the best one. Okay. Thank you. Me oleme nüüd oma gurmeerännakuga jõudnud Lõuna-India toiduni. Selle restorani me võtaks Eestisse kaasa kogu selle teenindajaskonna, selle toidu ja me käiks seal iga päev söömas. Sest see lauatois maksab täpselt 3 eurot. Korda 2. Korda 2. Madam? Yes. This is the famous, the most famous market. You know that? Market. Market. Yeah. Location. Route. Route. You don't know. I am going there. Route. Route location. Route location. Can I type? I will type. Tead, ei tunne vist tähti, ma sain nüüd aru. Type. No. Ta ei oska trükkida. Näe, paneme selle. Sulle võõra inimese telefoni siit käes, vaata kui ilus laps tal on. Put the map, please. Yeah, I will type now. I will type the address for you, sir. Ta on nii populaarne, nii palju neid kliente tuleb talle. Nii, saime lõpuks teele nüüd. Diskobuss, kaunistused peeglite küljes, mingid lehvikud ja roheline põhjavalgustus põrandal. Ja siin on eriti diskone sinine valgustus. Nagu näapidudeks käib. Ja siin taga on joogipudelid, et kui janu tekib, siis saab lonksu võtta. Juhu! Selline on siis tuk-tukisõit algusest lõpuni kogu programm. No nii, tere tulemast Bangalore kõige vanemasse turgu. Kus turg on, Kertu? Where is this Malesvara market? Kertu, sa just vestlesid politseiga. Vaata nüüd. See poiss näitas, kuhu minna. Selgus, et ta on mingi kõrge politseiametnik. Sul nende politseidega ikka matchib. Oo jaa. Sipsid ka. Parem nendega kui pättidega. Mulle meeldivad pätid ka. Jalad peab siia jätma. Kas siit võib pärast valida, mida kaasa võtta või? Jah. Me tahtsime turule minna, aga turu ukse taga tuleb jalad siit ära võtta. Enne sisse ei lasta. Mõtlesime, et me tulime vanale turule, et me tulime hoopis templisse.
miks me söögijärjekorda ei lähe? Nüüd täna saab väga odavalt mingisuguse lusika täis mingisugust kõrti. Kus salatsid on? Kohe saame teada. Meie Google Mapsi oskused on maailma parimad, sest et me läksime suure turu asemel Pühasse templisse, kus käis päris mitu rituaali ja tasuta süüa sai ka. Viimane aeg oli meil ka ikkagi patustena sealt läbi astuda. Me küll jätsime selle söögipoolise täna söömata. Oo, kohal! Kertu, kui sul oleks India peika, siis ta tooks sulle siit lilli. Kes ütles, et mul ei ole? On ju? Siit tulevad need banaanilehekesed, millel me siis restoranis sõime. Näe, su taldrikud on siin. Oo, tõesti. Lintšid, imemaistev puuvili, Aasias üsna levinud, siin ma olen väga harva näinud seda, aga mulle meeldib. I'll take 250 grams. 100. Kes rongiga pole sõitnud, see Indias pole käinud. See on üks ikooniline tegevus mu meelest, mis seostub Indiaga ja meie oleme nüüd teil rongijaama. Me ei võta mingisugust kallimat vagunit, vaid kõige tavalisema general variandi ja proovime murda läbi rahvamassi siis vagunisse, et sõita sellisesse toredasse kohta nagu Krishnarapuram. Pean selle koti siia T-särgi alla vist ära peitma. Üks tädi ei luba meil rongiga sõita. Naerab selle peale. What is auto? Auto. No, I don't want auto. How long it takes to go there? 3 days, ma'am, minimum. 3 days? Yeah. Üks võõras poiss ostab meile praegu piletid. Oh, thank you. Hey, excuse me. We have it, okay? Okay? Okay, thank you. Ainus rong, mis praegu hetkel väljub ja sõidab järgnevasse linna 3 päeva. Nii palju meil aega ei ole. Küll aga meil tuli osta siis 3 ruupia eest pilet, et me võiksime siin platvormil seista. No selle sama raha eest saab muidugi siis ka selle 3-päevase reisi lähedal asuvasse linna. One photo. One photo. Okay, come with me. Kahju, et see video ei anna seda haisu edasi. Vaadake. See WC on võimalik, et kõige rõvedama haisuga, räpasema välimusega WC, mida ma olen üldse näinud. Nii et jumal tänatud, et meid ei oota ees 3-päevane reis kuhugi. Ja kui siia paremale vaadata, siis siin on mõnusad voodid, kus siis 3 päeva inimesed magavad ja aega vedavad. Aga meil on ainult luba seista siin nende poistega koos. Kas leidsid endale sobiliku voodi? Absoluutselt. Ma arvan, et selle rongiga 3 päeva järjest mina küll sõita ei julgeks. Aga lähme nüüd ruttu välja, muidu rong hakkab liikuma ja me jääme siia ja peame 3 päeva kaasa sõitma. Kui te vaid tunneks seda lõhna, mida ma tunnen oma juustest, oma riietest.
oli reaalselt viimane sekund meil siit välja hüpata, vastasel juhul me ei oleksime siin, vot Sleeperite vagunis 3 päeva lustimist, bye! no minu meelest oli see next level kogemus, mul ei ole iialgi kurgus nii palju kipitanud selle meeletu pissi ja räpasuse haisu pärast, see oli ikka tegelikult kurb. jah, noh, see on elu, nüüd on see siis tehtud ja järgmise korrani. Ban! Ban! It is a national level program from Government of India conducting expert. We are doing this program. This is not a plastic. This is not a plastic. 15 days program is Clean India. Clean India. Clean India. Clean India. Clean India. Päris keeruline on tagasi saada, kui ei ole jälle internetti ja siin nüüd on Kertu läbirääkimisi pidamas, et saaks hotspoti. Wait one moment, I just ordered the taxi and I'll be fine, okay? Lahked poisid alati aitavad. Thank you so much. Bye! Yes, sir. Bye! Going home soon. Bye! How is life in India? Good, happy. I should study degree and I'll work. I'll spend the money and I'll travel towards the world. Where do you want to travel if you could dream? USA, New Zealand. USA. Australia. Mumbai. It's so nice to chat with you. Sellist pilti ei olegi ausalt öeldes näinud, kus surm on nii normaliseeritud ja surnuaias kuivatatakse pesu, seal on mängimas lapsed, magamas koerad, ringi jooksmas kanad ja kitsed, lehmad. Ja hakkavadki meie seiklused Indias läbi saama. Väga mitmekülgne, väga mitmetahuline, vastuoluline riik. Aga mis oli sinu kõige lemmikum koht või kogemus? Minu kõige lemmikum küsimus tuli just hetk tagasi sinult, et kui ma saaksin valida, kas sõita India rongis 3 ööpäeva või ujuda Gangese vees, siis kumma ma võtaksin ja ma ei suuda otsustada. Ma arvan, et kõik, kes seda video vaatavad, võiksid siia alla meile teada anda, kumma teie valiksite. Kas teie ujuksite Gangese jões või sõidaksite selle mitte väga puhta rongiga 3 ööpäeva mööda Indiat? Ja me ootame neid vastuseid nüüd, kohe ja praegu. Igal juhul aitäh kõigile, kes jõudsid siiani välja ja nautisid või said inspiratsiooni või vandusid kaasa või mida iganes. Igal juhul suur tänu vaatamast. Uute seiklusteni! Ciao!